Kes oli Julius Caesar ja miks tema sees oli 23 auku? Siit videost saad teada. Eelmises videos oli juttu, et Rooma riik järjest laienes ja laienes, aga selle käigus tekkisid ka sisetülid. Rooma riigis kerkis esile mitmeid auahneid poliitikuid, kes ei olnud rahul vabariikliku süsteemiga. Mõtle kui tüütu, sina tahaksid kogu võimu enda kätte saada, aga saad ainult 1 aasta konsul olla. Ja siis on ka veel mingi teine vend kõrval, kellega pead võimu jagama. Ja lisaks sa pead arvestama veel senatiga, hulk mingeid targutavaid vanamehi, kes ei luba sul kõike ise otsustada. No vot, umbes niimoodi mõtlesid mõned Rooma poliitikud. Üks selline mees oli Julius Caesar. Ilmselt antiikajal hääldati tema nime hoopis Julius Caesar. Igatahes ta oli päritolult patriits ja ta oli Rooma poliitikas tähtis tegelane. Ühel hetkel määrati ta Rooma vägede etteotsa sellises piirkonnas nagu Gallia. Gallia on põhimõtteliselt tänapäeva Prantsusmaa ja Belgia, Luksemburg ning osad Hollandist ja Saksamaast. Ja Caesaril õnnestus terve Gallia vallutada Rooma võimu alla. Ja selle tõttu sai ta lihtrahva ja oma leegionite seas väga populaarseks. Rooma senat oli, et Caesar on kahtlaselt populaarne. Äkki ta üritab ainuvõimu enda kätte saada. Ja nad käskisid Caesaril oma sõjaväest loobuda ja tulla tagasi Rooma. Ja siis Caesar oli, et ei, te panete mind vangi ju. Ja ta tungis oma sõjaväega Itaaliasse. Sellega aastal 49 enne Kristust algas kodusõda. Kodusõda tähendab sellist sõda, mis ei toimu mitte 2 riigi vahel, vaid 1 riigi sees, sama riigi kodanike vahel. Ja sellised kodusõdasid oli Rooma ajaloost juba varem olnud ja tuli hiljemgi. Caesar võitis selle kodusõja. Ta lasi end määrata konsuliks, siis ülempreestriks, siis ta sai veel rahvatribuuni õigused ja lõpuks eluaegseks diktaatoriks. Mäletate, algselt ei tähendanud diktaator midagi halba. See oli hädaolukorras 6 kuuks määratud juht. Aga Caesarist alates hakkas sellele vaikselt tekkima halb tähendus. See oli seepärast, et ta koondas enda kätte kogu võimu ja hakkas Roomat ainuisikuliselt juhtima nagu kuningas, kuigi ta ei kasutanud sõna kuningas. Teda hakati eriliselt austama, kohati isegi jumalana kummardama. Ühest küljest oli Caesar muidugi väga tark ja edukas juht ning pärast kodusõda olid paljud inimesed rahul, et elu hakkas Caesari käe all paremuse poole minema. Aga oli ka neid, kelle meelest see ei olnud õige, mida Caesar tegi, sest sisuliselt oli ta sellega teinud lõpu Rooma vabariigile. Kui enne oli olnud põhimõte, et kõige tähtsam riigiorgan on senat ja 1 inimese kätte ei tohi koonduda kogu võim, siis nüüd oli läinud täpselt vastupidi. Ja lõpuks mõned Rooma senaatorid korraldasid tema vastu vandenõu. Vandenõu on siis selline salajane kokkulepe kellegi teise vastu. Ja aastal 44 enne Kristust, kui Caesar saabus kuulama senati istungit, lähenes talle hunnik senaatoreid, kes võtsid välja noad ja pussitasid teda 23 korda. Ja nende ründajate hulgas oli ka üks Caesari väga lähedane sõber Brutus, kes on hiljem saanud reeturi sümboliks. Sellega seoses on kuulsaks saanud ka lause, ka sina Brutus. Me ei tea, kas Caesar midagi sellist ütles, selle lause pani Caesari suhu inglise näitekirjanik William Shakespeare oma Caesari teemalises näidendis. Aga seda lauset kasutatakse väga palju sellises olukorras, kui keegi, keda sa pidasid oma sõbraks ja usaldasid, sind reedab. Nii et järgmine kord, kui su pinginaaber pole nõus sulle näiteks pliiatsit laenama, siis ütle talle, kas sina Brutus? Caesar muidugi suri nendesse noahaavadesse, aga kui need mõrvarid mõtlesid, et nüüd me saame vana hea vabariigi tagasi, siis oi, kuidas nad eksisid. Rahvas sai hoopis nende peale väga vihaseks ja nad põgenesid. Puhkes uus kodusõda, mille Caesari mõrvarid kaotasid. Ja siis puhkes veel üks kodusõda Caesari väepealike ja sugulaste vahel, mis lõppes viimaks aastal 31 enne Kristust. Ja kõik see tohuvabohu lõppes sellega, et võimule sai Caesari kasupoeg Octavianus ning vabariigist sai keisririik. Sellest lähemalt järgmine kord. Ja kokkuvõtteks. Esiteks, Julius Caesar oli vana Rooma riigimees ja väga edukas väepealik. Teiseks, 49 enne Kristust puhkes Caesari ja Rooma senati toetajate vahel kodusõda. Kolmandaks, pärast kodusõja võitmist koondas Caesar kogu võimu Rooma riigis enda kätte. Neljandaks, osade senaatorite meelest ei olnud see õige ning 44 enne Kristust tapsid nad Caesari. Viiendaks, järgnes veel 2 kodusõda, mille lõpptulemusena sai võimule Caesari kasupoeg Octavianus. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni!